Head kuulajad, nii nagu mind tutvustati, minu nimi on siis Tõnu. Mina olen oma erialalt psühholoog ja olen ka selle koguduse liige, nii et mina tunnen ennast selles majas väga koduselt. Ja tere tulemast kõigile, kes on siin eriti esimest korda või kes on ka harvem käinud. Loodan, et te tunnete ennast siin hästi ja see, millest me räägime, on teie jaoks kõnekas. Nüüd minu tänase mõttearenduse teema, nii nagu see on ka siis välja kuulutatud, on okultism, õud või jõud või jõud või jõud. Ja ma arvan, et selles mõttekäigus ka tuleb välja, et ta on mõlemat. Ta on nii jõud kui ka õud. Et küsimus on selles mõttes õigesti püstitatud. Nüüd räägime siis kõigepealt sellest, mis asi okultism on, missugused tema erinevad vormid on. Siis puudutaks küsimus sellest, miks ta levib või miks teda nii palju on. Siin oli horoskoopidest juttu. Ühel oma lastest kunagi siin, ma ei mäleta, kumb see vanematest poistest oli, päevikus, õpilaspäevikus, tagahoroskoop. Ja mina ütlesin poisile, et kuule, mine nüüd kooliõpetaja juurde ja küsi, mis asi see on ja miks. Poist tuli koju ja ütles, et õpetaja ütles, et see on huvitav asi, aga seda ei pea tõsiselt võtma. No, küsimus jääb püsti, miks ta on, ja ma arvan, et seletus on nüüd suhteliselt lihtne. Nimelt need inimesed, kes on seotud okultismiga, tunnevad sellist ka sisemist tungi seda asja kuidagi levitada. Endaga kaasa kutsuda, sellesse praktikasse kaasa haarata. Nüüd okultismi juurde tulles, see sõna tegelikult on selline üldmõiste, mis tähistab väga paljusid erinevaid praktikaid või asju. Ja sõna okultism meile kõige lähedasemalt ta tuleb saksa keeles, kus siis räägitakse okultismusest. Ja kui me seda sõna tahame eesti keeles või tahaksime eestikeelset vastet leida, siis kõige parem vaste sellel oleks ebausk. Nii et okultism ja ebausk on siis sünonüümid. Muidugi see oleneb, kuidas me mõistet defineerime, aga ütleme, üldiselt nad on sama tähenduslikud mõisted. Nüüd okultism see tähendab mõistusega mitte haaratavate meelevälise maailmaga tegelemist. Okultismi eelduseks on siis see, et on mingisugune mittemateriaalne maailm, millel on olemas mingisugune jõud või vägi. Vot siin see näide, mis meil oli seina peal, tuleb välja, et tähtede seis on ebasoodus ja see mõtteviis lähtub eeldusest, et kas siis tähtedel või täpsemalt öeldes horoskoopide puhul tähtede seisul on oma jõud või vägi. Siin keegi tõi näite sellest, et töö juures räägiti sellest, et horoskoopidel tehti parandatud variant ja see töötas samamoodi, seda muide ka eksperimentaalselt uuritud. On ühe sõnaga saadetud inimestele laiali horoskoobid ja kõigi nende tekstid on juhuslikult vahetatud. Ja toimib väga hästi ja seletus on või tähendab, inimesed usuvad seda. Ja seletus on siis selles, et küsimus ei ole mitte väes, vaid usus sellesse väesse. Nüüd räägime natukene siis sellest okultismi liikidest. Ma olen kunagi teinud siin märkmeid selle asja kohta ja ma katsun siin orienteeruda oma paberites. Teate, ma olen vana koolimees. Ma tunnistan, mul on olemas ka tahvelarvuti, aga mul on olemas ka perfokaardid, mida ma oma üle-eelmises elus olen kunagi märkmeid teinud. Ja mul oli kunagi selline rumal mõte, et ma skaneerin nad ilusasti sisse ja panen tahvelarvutisse. Aga siis ma mõtlesin, aga milleks? Ehedad asjad on iseenesest head.
Kusjuures siin kunagi veel käisid veel niisugused värvilisest plastmassist raiterid või ratsurid olid nende nimed, siis mul oli kunagi jutlused olid nende peal isegi. Need olid ajad. Nüüd, kui me räägime siis sellest okultistlikest praktikatest, siis nende praktikate üheks selliseks oluliseks võiks siis öelda psühholoogiliseks aluseks või sarnaseks aluseks erinevatele vormidele on maagiline mõtlemine. Ja maagiline mõtlemine tähendab seda, et selle inimese maailmapildis on olemas kas siis mingi meelteväline jõud või inimese mõte, tegu, tahe või sõna suudab mõjutada üleloomulikku. Ka see on maagilisele mõtlemisele siis iseloomulik. Nüüd, kui me tuleme usu juurde, kristluse juurde näiteks, siis usklik inimene usub, et üleloomulik, see tähendab Jumal, suunab inimest. Meie elu on Jumala käes, pühakiri ütleb, et Jumal suunab kuningate mõtteid ja südameid nagu veeojasid, tema on ajastute issand ja inimene allub üleloomulikule. Me otsime Jumala tahet. Jeesus ütles, et kes minu järel tahab käia, see salaku oma mina, võtku oma rist ja järgigu mulle. See mõte on selles, me otsime Jumala tahet, me allume sellele. Nüüd ebausu puhul, mis väljendub ka siis maagilises mõtlemises või mida kannab maagiline mõtlemine, vastupidi. Inimene mõjutab üleloomulikkust, nõidumise, sõnade peale lugemise ja muude praktikate kaudu. See on nii-öelda teisipidi pööratud. Ja kas siis sensitiivid või need inimesed, kes omavad vastavat väge, siis teostavad vastavat praktikat. Nii et see on tegelikult on see niisugune põhimõtteliselt teistsugune maailm. Põhimõtteliselt teistsugune maailm. Nüüd okultistlikud või ebausu praktikad, need tinglikult jaotuvad 3 niisugusesse suurde rühma. Ja minu mõtlemist on siin kunagi väga palju mõjutanud üks juhuslikult loetud raamat. Ma olen läbi teinud usuteaduse põhikursuse kunagi meie seminari juures ja see algas ka niisuguse individuaalõppega ja seal üks aine, mis siis tuli ära teha, oli hingehoid ning see õppejõud, kellele ma hingehoiud eksamit tegin, andis mulle niisuguse paksu raamatujuraka ja ütles, et kuule, et see on praegu saksa keeleruumis kõige parem, et loe läbi ja siis tule eksamile. Ja selle raamatu pealkiri oli hingehoid ja okultism. Ja see oli hästi niisugune väga huvitav, minu jaoks ka väga palju avav ja see autor on Kurt Koch ja tema ütleb, et on siis võimalik neid tegevusi vaadata 3 erinevas rühmas või need arvukad praktikad jagunevad siis erinevateks. Need on meelteväline tajumine, meelteväline mõjutamine ja üleloomulikud ilmingud. Nüüd meelteväline tajumine tähendab siis seda praktikat, kõige niisuguseks ilmekamaks näiteks on siis spiritism, mis tähendab vaimude väljakutsumist või vaimude küsitlemist. Minul isiklik praktika puudub. Ma ei ole ühelgi spiritistlikul seansil osalenud. Ma olen näinud sellest nendes salvestusi, nii mängufilmides kui ka, ma ei oska öelda, kui dokumentaalsed, aga mulle on mitmed minu lähedased tuttavad seda kirjeldanud, kuidas see protsess käib. Kutsutakse kas välja lihtsalt vaim või isikupärane vaim või isiklikult keegi. Ja meie niisuguses kultuuriruumis kõige levinum on taldriku keerutamine. Kui mina olin üliõpilane, siis ühikas seda põrutati ikka üsna kõvasti. Ja tehniliselt näeb see siis niimoodi välja, et keeratakse taldrik kummuli, taldriku serva peale märgitakse niisugune markeriga joon, laua peale asetatakse paberitükkidel välja lõigatud või välja joonistatud tähed, vaim vastava siis kas sõnamise või spirituaalse kontakti otsmisega. Tavaliselt selles protseduuris on siis keegi teadja, kes teab, kuidas see käib. Taldrik tõuseb laua pealt ja see nool hakkab liikuma mööda tähti, moodustades nendest sõnu. Inimesed teistel juhtudel võivad kuulda hääli,
on klaasi raputamine, saksa keeles on niisugune klaasrükken ja siis on sama asi, et klaas hakkab laua peal hüplema ja ta liigub siis mööda neid tähti, moodustades sõnu. Ja seal on väga palju erinevaid muid niisuguseid vorme ka. Nüüd spiritism on siis üks või see niisugune meeltevälise tajumise, ütleme selline põhiline vorm. Kui me pärast hakkame rääkima ka niisugusest hingelisest või vaimsest mõjust, siis tegelikult see meeltevälise maailmaga või vahetult vaimse maailmaga suhtlemine omab kõige tõsisemaid psühholoogilisi tagajärgi ja see mõjutab inimese psüühikat ja käitumist kõige enam. Nüüd teine suur rühm, mida ma nimetasin siis meeltevälise tajumise kõrval, on meelteväline mõjutamine. Vot siia kuuluvad sõnamine, must ja valge maagia. Must maagia on see siis, kus on mingid nõiasõnad ja valge maagia väidetavalt on see maagia, kus nõidumisel kasutatakse püha kirja tekste. Ja see maagia võib olla siis seotud kas nii-öelda näiteks needmisega, aga see maagia võib olla näiteks ka tervendamisega. Minul oli maal üks tuttav, nüüd ta on surnud ja temal tulid soolatüükad. Ja ta läks ravitseja juurde ja see ravitseja andis talle, ma enam detaile ei mäleta, aga seal oli mingisugune sealihakont, mis tuli panna trepi alla ja siis, kui ta parasjagu haisema läks, oli vaja ka niisugust teatud kuufaasi ja ta pidi siis selle kondiga mitte ennast määrima, vaid lööma seda vastu maja nurka, pöörama ennast, vaat nii nagu nendes muistetes juttudes on, kusjuures soolatüükad kadusid. Ja tema ütles, vot see on niisugune vinge värk, eks ole, kui nõia juurde lähed, terveks saad, et see ambulanssis Velsker, see on niisugune, tead, annab pastat sulle ja kasutust ei ole, eks ole, aga nõid on nagu õige tegija. Nii, et see on, maagia on siis see tegevus, kus siis otseselt või nii-öelda mõjutatakse seda tegelikkust ja ta kuulub sinna teise rühma meeltevärine mõjutamine. Ja seal on teisi, siia kuuluvad ka näiteks igasugused fetišid, amuletid, usutakse, et siis kas toovad õnne või hoiavad õnnetust. Minul oli kunagi üks üliõpilane tegi eksamit ja tal oli mingisugune plüüsist elukas. Selle eluka isa oli krokodiil ja ema oli kas lendorav või midagi niisugust, et tema niisugust nagu liigilist kuuluvust oli väga raske määrata ja tüdrik valmistas siis seda eksamit ette ja kogu aeg silitas seda. Ja mina küsisin, et üldiselt norm näeb ette, et eksamil käiakse üksinda, aga te olete kahekesi tulnud siia, et teil on keegi kaasas ja siis ta ütles selle nime, selle eluka nime ja ütles, et see toob talle õnne. See toob talle õnne. Aines oli ta väga nõrk. See elukas oli vähe süüa saanud, et tookord õnne ei toonud, aga inimene oli tõese vaimus. Inimene oli tõese vaimus, tähendab, tal oli see oli tema niisugune tähtis asi. Nii et esimene oli see, kui suheldakse vahetult vaimudega, teine mõjutatakse vaimset maailma ja kolmas on juba pigem seotud niisugune tagajärgedega ja siia kuuluvad siis meeltevälised ilmingud. Nii et esimene oli meelteväline mõjutamine või vahetult meelteväline suhtlemine, teine mõjutamine ja kolmas ilmingud. Ja ilmingute näiteks kõige levinum vorm on siis kummitused, kus on mingid seletamatud vaimsed liikumised, need on väga palju protokollitud, väga palju räägitud ja see sama Koch ütleb, et need kohad, kus tekivad meeltevälised ilmingud, mööbel liigub, kuuldakse ääli, mingi kägiseb. Üks minu hea tuttav rääkis, et tema naaber oli vahetanud maja ja ütles, et ma ei saa sellest rääkida, ma näen inimese niisugust soonilist vaevatud kätt küünistamas mööda lauda ja ma kuulen oigeid. Ja see on nii õudne, et ma ei taha siin enam elada, aga ma ei saa kellelegi rääkida, meid peetakse hulluks, ühesõnaga ebanormaalne, see on niisugune asi, et see ei saa ju olemas olla, aga vot minu jaoks on ja mina siin enam ei taha elada. Ja inimene läks ära. Ja sageli nendest asjadest ka saadakse niisuguse vaimuliku abiga üle ja kogemus näitab, et need ilmuvad või tekivad nendes kohtades, kus on olnud või tegeldud intensiivselt kas siis spiritismi või mõne muu niisuguse vaimse praktikaga. Nüüd küsime siis seda, et aga miks need tegevused siis tulevad või kust nad tulevad või miks siis sellega, miks siis praktiseeritakse niisuguseid
niisuguseid asju. Ega see nüüd päris niisugust ühest vastust ei ole. Mida me võime öelda? Me võime öelda, et selline vaimne või mentaalne praktika või selline maagiline mõtlemine kui niisugune, see on olnud alati olemas. See ei ole midagi uut. Kui me vaatame näiteks, loeme pühakirjast ka seda lugu, kuidas Mooses seal viskas kepi maha ja maoks, Egiptuse targad tegid kõik järele. Tähendab, et selline ime tegemine, kogu idamaadega selline vaimne, ütleme, tähetarkus, see on alati olemas olnud. Nõidumine, vaimudega suhtlemine, see ei ole mitte midagi niisugust uut. Ja võib-olla siinkohal võiks ka teha nüüd hoopis kõrvalepõike, et nüüd piibli seisukohta ma loen ainult ühe, piibel on selles asjas nüüd väga selge. 5. Moosese raamatus 18:9-14. Siin siis Jumal ütleb, kui sa jõuad sellele maale, mille issand su Jumal sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajatega nõida. Ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat. Sest igaüks, kes seda teeb, on issandale jäle ja nende jäleduste pärast ajab issand su Jumal nad ära sinu eest. Ole laitmatu issand oma Jumala ees, sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole issand su Jumal selleks luba andnud. Et see mõtteviis on, et Jumal ootab, et inimese mõte, inimese vaim, inimese mina alluks talle ja mitte sellele teisele jõule. Nüüd küsimus, et aga miks siis tänapäeval seda nüüd nii palju on? Ja siin on ka nüüd erinevaid seletusi. Üks seletus, mis minule tundub väga usutav, see on religioonisotsioloogias välja käidud ja öeldakse, et ühiskonnas religiooni hulk või ka pühendunud inimeste hulk ei muutu, muutuvad religiooni vormid. Ja olukorras, kus traditsiooniline kristlus või ka õhtumaadel just nimelt kristlus lääne kultuuris on taandumas, tulevad asemele teised praktikad. Ja seda on ka statistiliselt näidatud Eestis. No praegu nüüd andmed on natukene sellised erinevates uurimused erinevad, rahvaloendus ütles, et 30% alla, kuulsin hiljuti Lea Altnurme ühte viimast uurimust, ütles, et 20% ühiskonna liikmetest peab ennast kristlasteks. Aga erinevates uurimutes 50-70% usuvad mingi kõrgema jõu olemasolu. Ja selles olukorras, kui kristlasi on vähe, ega vaimsed praktikad ei kao. Telekas ju meil on need selgeltnägijate tunnid ja nõiad võtavad omavahel mõõtu ja eelmainitud horoskoobid koolipäevikus ja ajalehes, tähendab, seda on kõik kohad täis. Et see on nagu selline sotsiaalne põhjus, et kui päris või ütleme usku ei ole, siis tekivad teised vormid. Nüüd teine põhjus, kui me liigume inimese tasandile, on see, et salapärane on huvitav. Kunagi ma tulin maalt bussiga ja üks minu vana naabrinaine oli kuulnud ühte, ta oli veel EPA-õppejõud, kas ta nimi mitte Karolin ei olnud. Ja tema uuris neid maamagnetvälju ja tegeles nende asjadega ja see tädi oli olnud siis kuskil vallamajas, loeng oli kestnud tunduvalt rohkem kui meie tänaõhtune üritus öösel, kas kella 2 või 3, ta oli vaimustuses, see on niivõrd kihvt, see on nii huvitav. Vaata, nõukogude ajal võib-olla oli natukene selline teine meeleolu ka, aga sa näed, inimene on nagu, ta nagu vaimustunud sellest. Nüüd teine põhjus, miks sageli inimesed lähevad, on see, et inimesed on hädas. Arsti juurest abi ei ole saanud võtta oma soolatüügastega ja minnakse, otsitakse seda selgust ja püütakse siis saada mingisugust vastust. Ja kolmas põhjus on juba see, et tekib mingisugune teatud sisemine sõltuvus, teatud niisugusest lähedusest nende nähtustega. Nüüd, kui me neid erinevaid okultseid praktikaid vaatame ja ma mõtlen ka, kui rääkida inimestega, kes on seotud nende asjadega, siis me näeme seda,
et kurjusel on meelevald või vaimsel maailmal on meelevald. Inimene, kes läheb nõia juurde, ta võib seal näiteks terveks saada. Või talle kirjeldatakse üsna detailselt seda, mis see oli, et tulevik sellest klaasikupli sees või mis laul oli. Et inimene ka visuaalselt näeb seda. Me ei saa öelda, et mõju ei ole. Jah, on. Inimesed ise tunnistavad seda. Nüüd teine võimalus on vaadata või küsida hoopis seda, kuidas niisugune praktika mõjutab inimest. Mis juhtub temaga kui isiksusega? Vot siin eelkõneleja nimetas, et tekitab palju psühhiaatrilisi probleeme. Et kuidas siis selle asjaga on? Ja ma julgen öelda, et niisugune lähenemine oleks juba, võiks öelda siis põhimõtteliselt niisugune hingehoidlik lähenemine. Hea küll, inimene sai teada, mis värvi juuksed on tema tulevasel ja talle öeldi ka ära mitme aasta pärast tema elus niisugune raske kriis tuleb ja siis. Ja nüüd seesama Koch räägib sellest ja kasutab mõistet mõjutatud inimesed. Ja need on siis need inimesed, kes ühes või teises tähenduses on sattunud sõltuvusse sellest maailmast, vaimsest maailmast. Ja minu arusaamine on, et see vaimsest maailmast sõltuvusse sattumine oleneb ka mõnevõrra sellest vormist, et kui keegi ajalehe sabas vaatab horoskoopi, et kas on või ei ole, on see üks asi, aga kui keegi otseselt käib nõia juures ja vaim ütleb talle tema tulevikku või ravib teda, või ta kutsub vahetult välja vaimud ja siis selle üle me ei tea täpselt, eks ole, see vaim tavaliselt on siis kellegi oma, kas Juhan Liiv või Lenin või kes ta on, ja paljud vaimulikud või mitmed vaimulikud öelnud, see on petuvärk, see on vana kuri ise, aga ta lihtsalt nimetab ennast ja ütleb, et ma olen. Üks väga hea raamat on see Mitte pühad pühakut, mis nüüd praegu lööb laineid ja kõik kristirahvas loeb sõltumata oma kirikust ja seal on ka siis, et koogol käis ja vaimulik ütles, et ega ta koogol ei olnud. Sulle ütles, et ta on koogol, aga tegelikult ta ei olnud, jah. Et nüüd mis juhtub? Ma räägin siin ühe loo, eks mul on ka selles vallas võib-olla küsimusi rohkem kui vastuseid sageli. Ja kui ma kunagi töötasin võõrsil pool aastat vaimuhaiglas ja seal me pidime ütlema, et miks me vaimuhaiglas kaplaniks läheme. Tähendab, me olime patsientide jaoks kaplanid, aga tegelikult me olime nagu supervisiooni all, meil oli juhendaja ja oma niisugune praktikagrupp ja asi, aga patsientide jaoks olime nagu päris. Ja mina ütlesin, et mina tahan sellest seestumise ja seotuse teemast aru saada. Ja juhendaja ütles, et palju õnne, et anna minna, uuri ja vaata, et mina olen siin 35 aastat olnud, mina ei ole ühtegi seestunutega seotud näinud. No mina arvan, et ma nägin selle ikka mõnda. Aga see lugu oli ühes Tallinna koguduses, mind kutsuti sinna mingit kas loengut lugema või midagi. Ja pastor ütles, et kuule, et üks inimene tahab sinuga rääkida. Tore. Pärast jumalateenistust saime selle inimesega kokku, ta oli selline 3-40 naisterahvas, väikest kasvu, aga nägi välja niimoodi 60+, väsinud, kortsus ja niisugune närb. Ja ta otsis siis abi ja tema probleem oli selles, et see oli siis nüüd iseseisval Eesti ajal, 90-ndatel oli hästi palju siin erinevat meditatsiooniliike, ravitsemise liike, seansse. Nüüd on see nagu tagasi tõmmanud. Sa pead nagu otsima, kui sa kuskile tahad minna, aga siis oli neid nagu kõik kohad täis. Ja tema ütles, et tal on niisugune enesehinnanguga raskusi, et luges ühte kuulutust ja seal kutsuti teda siis transcendentaalse meditatsiooni seansile ja öeldi, et need, kes tulevad, need hakkavad elust, iseendast ja teistest inimestest paremini aru saama ja oskavad iseendaga paremini toime tulla. Ja tema ütles, täpselt see, mis mul tarvis. Mina lähen sinna kursusele, läks. Ja nüüd transcendentaalne meditatsioon ise on niisuguse hinduistliku põhjaga selline relaksatsioonimeetod ja seda kasutatakse suhteliselt palju.
või mitte transcendentaalne, see oli autogeenne treening, vabandust, ma ajasin sassi, see ei olnud mitte transcendentaalne meditatsioon, vaid see oli autogeenne treening. Transcendentaalne meditatsioon on täiesti teine asi. Autogeenne treening ja see on oma niisugune keha mõjutamine. Olen soe ja pehme ja ühesõnaga tunned, kuidas see, me praktikumis ka tegime seda. Uni tuli peale, ma mäletan. Ja nüüd ta siis oli seal ja korraga siis see treener või õpetaja astus järgmise sammu edasi, mida plakatil ei olnud välja kuulutatud ja ta ütles, et me hakkasime omavahel vahetama energiat või energiavälju. Seda on väga raske sõnastada ja tema kirjelduses ma ütlesin, et täiesti ma tundsin, kuidas minu energiaväli läks kellegi sisse ja kellegi teise energiaväli tuli minu sisse. Et see oli nii-öelda kogemuslikult tema jaoks olemas. Siis aga juhtus niisugune asi, et tuli mingisugune energiaväli, mis tuli kusagilt mujalt ja hakkas teda vaevama. Tekitas temas ängi, tuska, hirmu ja ta ütles, et see vaevas nii pikka aega, see oli siis kuid, et ta vaevas mind nii vähe, et ma ära ei surnud, aga ta vaevas mind nii palju, et ta mul elada ka ei lasknud. Ta läks psühhiaatri juurde, tal diagnoositi skisofreenia, pandi väga tugev ravi, ütles, et see oli kõige jubedam, ühesõnaga, et sülg jookseb, see enam enda ei kontrolli oma keha, aga kes ära ei lähe vaeva. Kusjuures seda vaeva jätta siis tundis lokaalselt, nagu praegu paljud ka vaimuhaiget tunnevad, et seal, ma ei tea, klaveri taga või kapi sees. Ja ta ütles, et ta ei saanud siis muidu lahti, kui teised patsiendid õpetasid teda, et sa pead arstidele rääkima, et mul on hea ja ma ei kuule ja ei näe, ma ei tunne midagi, see on suurepärane haigla, et olete head arstid, ühesõnaga, ta sai minema sealt haiglast. Nii et ütleme, ka seal on oma niisugune patsientide solidaarsus siis järelikult. Ja siis, kui ta haiglast välja sai, aga häda ei läinud ära, siis ta läks selle treeneri juurde tagasi ja ütles, et vot nüüd niisugune jama ühesõnaga, et ma sain siit vaeva ja et mis sa tegid minuga. Ja treener ütles, et tead, et sinu see aura, et see on nii kütkestav, et teised lihtsalt tahavad tulla. Need väljad tirivad sulle juurde ja sina pead kaitseid ehitama. Ja sellel hetkel, kui siis mina temaga rääkisin, tema parasjagu ehitas kaitseid. Ja minu küsimus oli, et mida sa nüüd tahad, et ma siis sulle teen nüüd või kui mina saan sina aidata, et mina olen siin usklik inimene, et Jumala sõna ütleb, et selle asjaga ei tohi tegelda ja kui sa nüüd abi tahad, siis me peame koos palvetama ja sa pead selle asja maha panema. Sa pead tulema Jumala juurde, pimeduse seest valguse juurde. Ja ta ei olnud nõus sellega. Ja ta ütles, et tead, et aga see, et ma ikkagi nagu ennast paremini tundma õpin, elust ja inimestest paremini aru saan, et ma ikka, mul on seda nii hästi väga vaja. Ja ta jäi sinna, kus ta on. Me palvetasime, lugesime pühakirja ja me ei jõudnud kusagile välja. Peale selle asja, et ma sain talle ära öelda, et see, mida sa oled teinud, ei ole see, mis on Jumala tahtmine. Jumal tahab sind sellest välja aidata ja kui sa abi vajad, sa peaksid tulema Jumala juurde. Aga see asi siis sinna jäi. Nii et mõjutatuse puhul inimesed võivad olla väga niisugused, tekivad raskemeelsuse, ka elurõõm kaob ära ja tekib niisugune sisemine sõltuvus. Ja see sõltuvuse probleem on ka lihtsamate vormide puhul. Ma olen seda näidet palju rääkinud, aga teate, kroonilise niisuguse õppejõuna, sul on 3 anekdooti, 2 lugu, 4 näidet ja siis enam ei mäleta, kus ja kellele sa seda rääkinud oled. Enda arvates on see esimene kord, teised ütlevad, aga ma juba teame, eks ole. Ükskord lugesin üliõpilast ja joonistasin kuskile suvekuuli mind kutsuti, joonistasin surematu joonise, sinna rääkisin. Ja keegi ütleb, et aga Lehtsar, 12 aastat tagasi teil oli sama pilt. Aga jutt on ju teine, see on värske, upgrade'itud, aga pilt oli sama. Et siin me oleme, aga see näide on siis selles, et psühholoogid omavahel, ega me ju nimedega ei räägi, eks ole, et oma nendest kohtumistest või vestlustest, aga ikka tuleb juttu niisugustest kaasustest. Ja üks minu, ma julgen öelda, ilmalik pereterapeut Tallinnast. Tema ütles, Tõnu, et sa oled ka usumees, et minul kõige hullem seltskond on see horoskoobi usklikud. Et mina neid ei saa aidata. Tuleb siia, räägib, näe küll, mine koju, lepi naisega ära, vii talle lilli ja ütle, et näeb ilus välja. Ma ei saa. Miks sa ei saa? Näed tähtede seis 2 nädalat kehva, et ei tohi põhimõttelisi otsuseid langetada. Ja terapeut ütleb, et aga mina ei saa sind aidata. Kui sa ise oma jalge peal ei püsi ja ei kõnni, siis mina sind ei saa süles õnnelikuks teha. Ja nii ongi, eks ole. Et lõbus lugu, jah.
aga selles mõttes on asi tõsine, et tekib niisugune teatud sisemine sõltuvus nendest nähtustest, tegudest ja kui te vaatate oma tutvusringkonna siin ringi, ma usun, et te leiate neid inimesi, kes on nagu haiged või hullud. Suurem haigus kui kalal käimine, ühesõnaga ta ei saa ilma. Ja peab olema kas siis mingisugune tähtede seis, ilmutus või mingi muu asi. Nüüd omaette huvitav nähtus on nüüd okultsete aktivistide, ma mõtlen meediumite, sensitiivide ja nõidade surm. Meie kadunud vend Uudo Rips oli meie koguduse diaakon ja väga auväärt ja niisugune armas vend. Mina leinan muide teda tänase päevani, tema oli ikka see, kelle käest ma käisin nõu küsimas. Ja tema rääkis seda lugu, et nende külanõid, kui hakkas surema, oli nagu sõge hirmsa röökimisega jooksnud mööda küla tänavat edasi-tagasi, rahu ei saanud. Ja siis oli mingisuguse suure mitmearulise vahtra puu otsa roninud ja sinna puuarude vahel ära surnud. Ja siis toodi ta sealt alla, eks ole, et midagi on, mis ei lase rahus surra. Ja kes on seda asja statistiliselt vaadanud, ütlevad sageli enesetapud, surmaga lõppevad õnnetusjuhtumid, meeltesegadus läheb sassi ja on mingid asjad, vot need samad surmasseenid ja öeldakse ka, et on nagu mingi asi, kus inimene lõpeb otsa nii, et tal nagu ei ole sellist meeleparandust või järsku. Ehituse pealt käivad 100 või 1000 inimesed läbi ja sellele ühele kukub telliskivi pähe ja lööb ta maha. Et tal nagu ei ole seda hetke, kus ta veel nagu pööraks või võtaks tagasi või midagi. Nii et see on ka niisugune, minu arvates selline, võiks olla üks selliseid kriteeriumeid või märke. Nüüd, ma ei taha rääkida nüüd siin nagu hirmu ja õuduse jutte ja vahel ma olen mõelnud, et võib-olla see on ka natukene seda moodi, et nagu alkoholismiga, eks ole, et ega väike naps ju ei tapa ja kohati pidi ka terviseks olema. Ja kusagil me näeme seda, kus see saab haiguseks, minu sõbrad venelased ütlevad, et Venemaal pidi ikka praegu täitsa hullumaja olema, et rahvas hävib ja enam lapsed ei sünni normaalsed, ühesõnaga vanemad on nii ära joonud, et lapsed tulevad vaimupuudega. Ta ühes otsas, eks ole, ta läheb väga tõsiseks. Ja vot ma arvan, et sellise okultismi ja vaimse praktikaga on nagu täpselt sama asi, et ta mingisugune kihvt, eks ole, see on huvitav asi, mida ei pruugi tõsiselt võtta. Jah, aga sellest hetkest või ühest hetkest, kui inimene hakkab seda tõsiselt võtma, kui see viib aktiivsete vaimsete praktikateni, on asi paha ja selles mõttes minu arusaamine on, et kristlus vastandub otseselt okultsetele praktikatele, okultsele maailmale. Oma olemuselt ta on hoopis teise alusmärgiga, mitte ta inimene ei suhte üleloomulikuga, inimene ei alluta endale üleloomulikku, vaid inimene allub Jumala tahtele. Ja need Jeesuse sõnad, et mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid ta on valgus. Või kui Jeesus kutsub apostlit ja ütleb, et sina pead avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattuda andeks andmise ja et sul oleks osa nendes, et neil oleks osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu Jeesusesse, et see Jeesuse vabastav sõnum ei ole mitte lihtsalt ilu-lilu, vaid see puudutab ka niisugust vaimset seotust. Inimene ei pea alluma, ta ei pea kartma, ta ei pea arvestama, ta ei pea olema teadmatuses. Ja selle vabaduse pärast me ilmselt siin olemegi, jah. Nii et aitäh, ma olen pattu teinud, ma olen läinud 5 minutit üle aja. Patud andeks antud. Aga ära mine siit. Küsimusi, näed, juba tuleb küsimusi. Kuhu me Tartu linnas nõiaraamatute lõkke teeme? See on täpselt väärt küsimus sulle, Tõnu, või kus sul need lõkkekohad on? Ei, ma arvan, et me lõket ei tee. Mulle meeldib see Goethe väide,
ma arvan, et see on tõsi. See, mis algab raamatute põletamisega, lõpeb inimeste põletamisega. Ja see viis 3. Reichini. Nii et meie pigem kuulutame rõõmusõnumit, vabastust, lunastust ja raamatute põletamist me ei hakka tegema. Siis järgmine küsimus, kas kristluses võib esineda okultismi ehk ebausku? Põhimõtteliselt mitte, sest kristluses ei suhelda abstraktse vaimu või kellegagi, vaid see vaimne partner on täiesti konkreetne piibli Jumal, isa, looja, hoidja, kelle tahtele inimene allub ja kellega inimene ei saa manipuleerida. Nii et oma alusmärgilt me ei saa seda mõistet rakendada. Aga ma just ise istudes siin ka mõtlesin võib-olla täienduseks selle küsimusele, et väga sageli nagu püütakse või see on rohkem niisugune New Age'i lähenemine ka, et nagu siduda või me kuulsime ja me teame, et need vaimumaailmad on olemas, eks, et mitte ainult nii-öelda Kristuse vaim, Jumala vaim, vaid ka muu ja sageli öeldakse, et see kristlik vaim või Jumala vaim on lihtsalt üks osa sellest vaimumaailmast, et mis seal siis nagu halba on, kui me nagu muu osaga ka nagu tegeleme, et kuidas sa nagu võib-olla seda... See ongi tänapäeval väga levinud nii-öelda mõtteviis. New Age ehk uus ajastu või uus vaimsus seda otseselt praktiseerib. Minu üks hea tuttav, kes on selline sügavalt New Age'i, ma ei tea, kas usku või mis see õige sõna on, oli võõrsil nüüd ühes New Age'i kommuunis ja ütles, et tema kõige paremad ajad olid kõigi religioonide templis, kus olidki kõigi religioonide sümboolika, kujud, Kristus kaasa arvatud, ja ta ütles, et tee, mis tahad, mediteeri, palveta, ole, mõtlema vaimseid mõtteid. Nüüd on üks mõiste, mis on kristluses keskne ja mis ei mahu ei okultismi ega New Age'i, see on patu ja lunastuse mõiste. Ja kui sina hakkad, proovige järele, võtke üks niisugune hea New Age'i või okultismi esindaja ja katsuda talle rääkida patust ja lunastusest. Tigedaks läheb. See on niisugune asi, see ei mahu, seda ei ole, see on jama, see on kristlik ritsarinnalisus, mingisugune jobu jutt ühe sõnaga, mis sa siin tead, ahistad inimesi. Ole vaba, jäta Kristus endale, aga tule, tõmba teie rinnaga. Et võt see ei ole. Ja Kristuse juurde tulekul on see keskne küsimus. Nii et need kaks asja, ega pühakiri ka vist asjata ei ütle, et ühest riigist teise riiki, ühest maailmast teise maailma. Tahad või ei taha. Ja teine mõte, mis mul tekkis just selle vabadusega, et kui siin ka eelnevalt kuuldes, et tegelikult need lahendused on nagu ajutised ja mingis mõttes sa jääd mingisse oma ringi sisse või see näide, mida sa tõid selle naisterahva kohta, et ta lõpuks jääbki hoopis sellesse nõiaringi sisse. Vot seda on nimetatud erialakeeles pööratud psühhosomaatiliseks fenomeniks. Mis tähendab? Mõte on siis selles, et psühhosomaatika tähendab siis seda, et inimene on kehalis-vaimne tervik. Ja et suur osa meie ihuhädasid tuleb meie sellest vaimsest pingest, nagu just mauhaavad ja südamehaigused, stressist tuleb. Ja et kui nagu selle stressi ära ravid, siis läheb ihu ka terveks. Ja nüüd nende imetervendamiste või ravimiste puhul öeldakse, et sageli toimub see vastupidine fenomen. Et inimene ihulikult tõesti saab terveks, tähendab soolatüükad kaovad ära, aga tekivad mingid vaimsed või mentaalsed, emotsionaalsed probleemid. Ja seda siis tähendab see pööratud psühhosomaatiline fenomen. Aitäh. Siin oli veel küsimus, sa korra mainisid ka, et kuidas suhtuda mediteerimisse? Ma arvan, väga positiivselt. Ja küsimus on selles, et mis on siis meie meditatsiooni objekt või kellega me seal räägime. Ja mediteerimine, ma arvan, nii nagu palvetamine on väga religiooni omane fenomen, kui me võtame ka sellise kristliku müstilise traditsiooni, kus inimene vaikib Jumala ees ja kuulab Jumala häält, on see väga niisugusel oma kohal. Küsimus taandub sellele, kellega me räägime. Vot see on umbes niimoodi, võtame sõpruse, kuidas me suhtume sõprusega, maru hea asi. Aga mina olen palunud alati Jumalat või mis alati, ma olen vähe tegelikult palunud, et mu lastel oleks head sõbrad, mina kardan halbu sõpru. Minu tutvusringkonnas on olnud juhuseid, kus tore laps ja näed, läheb vossi halbade sõprade pärast.
Ja vot sama asi on selle mediteerimisega. Maru hea asi, aga küsimus on, kellega sa mediteerid. Vot nii nagu sõprus on hea asi, aga oluline on see, kes su sõber on. Ma arvan, et mõte on selge. Kui palju me kristlastena peaksime sekkuma nõidusega seotud telesaadetesse? Ega meil palju võimalusi ei ole nii-öelda meedia vastu sõtta minna. Nii et, aga oma arvamust välja öelda ikkagi saab. Vot siin, kes see mu käest jälle mõni nädal tagasi pigistas, et intervjuu oli tähendab, mitte ei pigistanud keegi, vaid intervjuu oli. Et kas nagu sõna saab ja kas kristlaste hääl on ühiskonnas kuulda ja kas tohib. Ja minu põhiväide on jätkuvalt. Meie võimalused on olulisemalt suuremad, kui me neid kasutame või kasutada oskame, julgeme, tahame, viitsime. Ja võtta sõna, öelda välja, ma ei tea, meedias või avalikkuses, ei ole probleem selles, et ei saa, vaid on probleem selles, et ei ole neid, kes välja ütlevad. Ja selles mõttes me ei saa midagi eriti teha, teleprogrammidele dikteerida, aga oma seisukoha öelda või kas või seda sama öelda, kui me näeme mõnda seotud inimest, kes on nende asjadega sassi või pahuksisse läinud, ja öelda, et ma tean lahendust, tule meie juurde, palvetame. Et seda me saame igal juhul teha. Ja oma põhimõttelist arvamust saame ka välja öelda. Viimane küsimus, mis mul siin on seotud ilmselt just sellega, et kuidas võib-olla vabaneda või ise, kui oled vabanenud, aga miski nagu vaevab, et kas Jumal on võimeline andestama 3 veretilga jutumärkides annetamist enne kristlaseks saamist. 3 korda, see tähendab 3 eri kohas tegin nalja. Praegu olen aastaid päästetud. Jah. Minu sügav veendumus on selles, et kui inimene ütleb, et ta on päästetud, siis Jumala sõna ütleb, et kõik meie patud antakse andeks. Ja kui oleks olnud see olukord, et tõesti andeks ei saa, siis inimene ei saaks olla ka päästetud. Nüüd, mida ma julgen soovitada, on selles valdkonnas, igasuguse vaimse seotuse asjaga, vot siin oli ka eelkõneleja nimetas, eks ole, et odava raha eest päästetakse olematust nõidusest, eks. Et ka nendes asjades nagu ei tohiks odava raha eest lihtsalt minna kellegi juurde. Vaimsete küsimustega tegelemine minu arusaamises on koguduse või kiriku funktsioon, leida vaimulik preester, usaldusväärne isik, kellega saab need asjad selgeks rääkida ja kas või veel kord see uuesti läbi paluda, et meil ei ole võlga selle maailmaga, sest me oleme päästetud. Ja meil on õigus seda teha ja selle jaoks on ka kogudus, selle jaoks me oleme õed ja vennad. Võib-olla siit lihtsalt üks täiendav küsimus või kommentaar, et tegelikult Jumala vägi on suurem kui need nii-öelda jõud, et kas või see sama, et ma ei kolin ära majas, sest et ma näen seda kätt seal, et tegelikult me ostame sageli kasutatud, keegi teine on elanud korterites, majades. Me mõlemad oleme sinuga, aga meil vist ei kummita. Et ei kummita ja võib-olla üks lahendus seal on see, et tõesti, et me ei peaks ka suhtuma liiga kergest, me ei tea, mis seal on tehtud, aga palume õnnistust sellele majale või kui meil on nagu kahtlus või midagi, et seal on toimunud või millest me ei tea, et nii-öelda puhastada see, lasta nagu Jumalal ära puhastada see. Ja see on kirikupraktikas muide olnud läbi ajaloo ja see on jätkuvalt erinevates kirikutes, et need asjad aetakse korda. Me ei ole sõltuvad, või võtame Kristuse sõnad, maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. See, kes on teis, on suurem kui see, kes on maailmas. Et kui me nagu usus hoiame Kristuse juurde, siis meil ei ole võlgu nende asjadega.